siis kui nad sündisid jah, siis oli 9. mais ja teise maailmasõja suur pidupäev, mis mul kolleegid soovisid õnni ja ütlesid, et et vanadel sõjameestel võidupühal ikkagi omistati topeltportsjon. Et Kristjani suhtes on veel üks huvitav asi, siis kui ta oli kas teises või kolmandas algkooliklassis, siis ta tuli üks päev koju ja oli teataval määral masenduses. Et mida kauem ma õpin, seda rohkem ma aru saan, et maailmas on peaaegu pooled asjad, mida ma ei tea. Nüüd on aeg edasi läinud, nüüd on ta enam-vähem vist nendest pooltest asjadest ka suurema osa teada saanud, mis on meie kõikidele suureks rõõmuks. No sel ajal räägiti veel palju selliseid asju, mis ta on koolis, looduslutunnis on või oli niisugused kindlad küsimused, et näiteks, et kui kaua hiired elavad. Ja Kristjan on siis vastanud, et ega see oleneb kassidest. Ja kui õpetajale öelnud, et mõned liblikad elavad ainult 1 päeva, siis Kristjan on leidnud, et see on õnnelik elu. Terve elu on üks pühapäev, sünnipäev. Ei, no ma olen ikka rihma ka tundnud tagumiku peal, et ma sellepärast et see elurikkus on ka olemas. Ma olin hirmus tule armastaja või ma ei tea, kuidas seda siis nimetada ja kui võimalusi oli, siis ma tegin hoovi igast tulekoldeid ja mängisin tulega ja kuna ema tootis lõhnaõlisid Floras, siis kodus oli piiritus sagedamini, siis ma kord oli, et ma olin peaaegu, et köögi panin põlema ja see hästi ei lõppenud. Näiteks üks näide armastus keemia vastu võiks öelda, et alles jääb. Eks Kristjan nähtavasti kolleeg või oli ta õpilane või midagi, vaatas mulle otsa ja küsis, et kuulge, vabandust, ega te juhuslikult ei ole Kristjani isa? Ma ütlesin, et olen küll, aga miks te arvate, et juhuslikult?